Tere tulemast vaatama Turundustaskus järjekordset episoodi. Minu nimi on Triin Rumm. Täna meil on lausa juubelisaade ehk 30. Turundustaskus. Ja tänases juubelisaates me räägime siis disainmõtlemisest ja kuidas see turundust ja müüki mõjutab. Ja selleks olen ma palunud oma saatekülaliseks Maret Mikku, kes siis on sellise piletimüügikeskkonna nagu Swibi, siis Eesti juht. Võib ka nii öelda, jah. Tere, aitäh kutsumast. Tere. Aga võib-olla siis räägi natukene enda sõnadega, et mida sa täpselt seal Swibis teed ja mis siis Swibit eristab võib-olla teistest piletimüügikeskkondadest? No Swibi selles mõttes, ma arvan, tausta mõttes on juba loodud natukene teistel teisel ideoloogial võib-olla või see impulss selle keskkonna loomiseks on tulnud natukene mujalt, ehk siis Swibi sai loodud hoopis inimeste poolt, kes on töötanud aastat disainiagentuuris, ehk siis aasta 2024 disainiagentuur New Way siis meeskonna poolt, või vähemalt osaliselt selle meeskonna poolt. Ja ehk siis nemad, kes nad olid loonud aastaid just nimelt brände ja kogemusi kõikidele teistele ja nägid, et mida on võimalik teha tugeva brändiga, mida on võimalik teha näiteks hospitality maailmas, siis kui sa mõtled õudselt hästi läbi, kuidas ühte hotelli väga hästi üles ehitada, näiteks Liidia hotell on nende poolt disainitud, et sul on läbi mõeldud kõik detailid alates, ma ei tea, värvidest ja kuni madratsiteni välja, et kuidas võimalikult rõõmsalt sealt ära tuled, ehk siis sellele üritusele, millele pileteid müüakse, kus külalised tulevad, et sellele sa saad läheneda samamoodi, et kuidas pakkuda seda lisandväärtust lisaks sellele, et sa lihtsalt ostad pileti ja siis lähed, et aidata mõelda ka korraldajatel rohkem selle peale, et kuidas see mingi ürituse eluetapp on, et milles see algab ja millega see lõpeb ja millega siis järgmine juba hakkab, kui sa hakkad järgmist üritust, kontserti, festivali, mida iganes korraldama. Et see impulss on tulnud sealt ja mina täna tegelen ka just Swibi turundusega, nii et ma olen ka Swibi turundusjuht, nii et selles mõttes seal on, aga eks kuna meil on tiim selline optimaalne täna, ehk siis me tegeleme kõik päris paljude asjadega, et ega ma pean ka suutma rääkida arendajatega widgetitest ka, kui on vaja ja seletama ka korraldajatele, et kuidas ta meie widgetit suudaks kodulehel integreerida ja nii edasi, et selles mõttes on see, olles ise ka pigem ju kultuuri selles mõttes taustaga ja kontserdikorralduse taustaga ja nii, et siis on tore olla teistpidi korraks mingis tehnoloogia maailmas tegelikult hoopis. Aga kui palju see disainmõtlemine ja kasutajakogemuse disainimine üldse siis sinu meelest turundusega seotud on? No ma arvan, et see on üks väga suur osa turundusest, sest et me ju ikkagi selles valdkonnas, kus me, ma arvan, toimetame, tegelikult ju müüme mingit emotsiooni, kui me eriti räägime, kui inimesed käivad näiteks teatris ja kontserditel, kui me räägime konkreetselt mingitest piletitest, mida me müüme või ka spordivõistlustel, ma ise olen väga suur spordivõistlustel käimise fänn ka, et sealt saab alati sellise kihvti ja kordumatu emotsiooni, kui sul enda kodumeeskond võidab, et sa müüd mingit emotsiooni ja siis sa üritad ju disainida ja turundada siis seda emotsiooni sellele külalisele, et see oleks, et ta teaks ka järgmine kord, kui ta on sul ühe korra näiteks ära käinud, et talle õudselt meeldis seal, aga mis need asjad, miks talle meeldis, miks ta peaks tagasi tulema ja kui tal on olnud see hästi positiivne kogemus, siis teda tagasi saada erinevate turundusnippidega on väga lihtne, kui esimene kogemus oli negatiivne, siis sa pead väga palju pingutama selle nimel, et teda ümber veenda, et ta ikkagi tuleks tagasi. Et see selles mõttes see külastaja, ma arvan, see esimene külastuskogemus või emotsioon on ülioluline, et
ja see hakkab tõesti ju pisikestest asjadest pihta, et kui sa juba näiteks, sa tahad minna festivalile ja sa lähed piletit ostma ja ma ei tea, piletimüügiplatvorm jookseb kokku, siis sa juba oled juba nii närvis, et noh, või siis sa ei saa piletit kätte ja siis sa oled pahane ja siis noh, et see juba kui ta hakkab ju mingitest negatiivsetest asjadest pihta, siis see võib kanduda kuni lõpuni välja, on ju. Aga teistpidi, et kui sa oled selle teinud võimalikult mugavaks, võimalikult selliseks sujuvaks protsessiks ja see kandub edasi sellele festivalile ja pärast veel keegi tänab sind ja kui hakkad järgmise aasta festivali pilet tuleb müüki ja sa ütled, et hei sõber, et aitäh, et ostsid eelmise aastal piletit, siin on sul eelisvõimalus, noh, siis see ongi üks eluring on täis saanud ja see on olnud ehk loodetavasti positiivne, on ju. Aga et vaataja ei ajaks sassi, et võib-olla peaks siin täpsustama seda, et Swibi piletimüügikeskkond, aga kes on see teie peamine klient, et kelle elu te tahate tegelikult lihtsaks teha ja jah, et ilmselt see piletiostja on nii-öelda see teine või lõppklient, on ju. Lõpptarbija nii-öelda. Jah, meie enda jaoks ikkagi on ju siis on siis põhiline klient on korraldaja ja nii-öelda see impulss ja alg nii-öelda või pealisülesanne on see, et korraldaja elu teha võimalikult lihtsaks, et korraldajatel oleks meie platvormil mugav sisestada üritusi, panna neid müüki, jälgida reaalaja statistikat, mis iganes need võimalused on, saata kutseid, teavitusi, kõike, mis nii iganes neid võimalusi on meil seal palju, et nii-öelda me hakkasime ikkagi ju lahendama seda muret, mis puudutas siis korraldajaid, et olles ise me suuremas osas ka tänasest tiimist ikkagi mingisuguse korralduse tausta ja kogemusega, et siis me teadsime ilmselt ka neid, või noh, teame, et mis on need ootused ka korraldajatel meile, et kuidas nende elu oleks võimalikult mugav, et jah, et see on see osa, mida me hakkasime siis nii-öelda põhiliselt disainima, aga et me oleme püüdnud ka ju nii-öelda ka selle lõpptarbija ehk piletiostja elu ka natuke lihtsamaks teha ja mugavamaks teha, et näiteks meil on ainsana olemas meie keskkonnal äpp, ehk kui inimene ostab pileti, siis meil on olemas Swibi äpp, mis läheb tal automaatselt sinna telefoni äppi, tal on kõik piletid seal, mis tal on seal kunagi olnud, kui ta läheb kontserdile, ta ei pea otsima mailboxist kuskilt, ostsin aasta aega tagasi, no näiteks Viljandi Folgil on see hästi tavaline, sest et passid lähevad müüki 1. detsember, festival on juuli lõpus ja siis tulevad sinna kohale, hakkavad guugeldamas, keegi ei ole enne viitsinud välja otsida, on ju, ja siis tihti festivalidel juhtub ka see, et ju levi ei ole, sest et on lihtsalt ülekoormus ja siis on mure, et ei saa piletit kätte, aga teed äpi lahti, see pilet on sul seal olemas, skänneerid sisse ja lähed nagu eluga edasi, on ju. Tuli lihtsalt endal üks lõpus lugu meelde sellega, et loomulikult mõlemad need kliendipooled on olulised, on ju, et ega kui see lõpptarbija elu ei ole lihtne, et siis ei ole hea ka selles keskkonnas seda piletit müüa. Aga minu enda lugu siis oli selline, et ikka suveaeg ja päris palju on neid erinevaid sündmusi, mida külastada. Ja jällegi see kasutajakogemus, et ma nüüd ei mäleta, et mis keskkonnas seda piletit müüdi, aga seal ilmselt oli nii, et ma pidin piletit ostma nii, et ma panen mitu korda seda oma PIN-koodi seal ja mul jäi see viimane kood panemata. Ja ma tegelikult ei sooritanudki seda ostu, aga ma ise olin täiesti kindel, et mul on see pilet ostetud. Ja tegu oli siis sellise sündmusega, kus olid kõik piletid välja müüdud. Ja kuna ka seda äppi ei olnud, et siis ma reaalselt tund aega autos sõites sinna sündmusele, otsisin seda piletit, lõpuks vaatad sealt mingi pangakontot, on ju, et tõesti, et mul ei olegi nagu sellel ajal, mille ma pileti ostsin, see summa üle läinud ja siis õnneks see lugu lõppes niimoodi, et tutvuste kaudu keegi tuttav oli otsustanud mitte minna ja sain tema käest pileti, aga päris kehv lugu. Ja seda juhtub meie selles mõttes töös ju tihti, et seesama asi, et ja see on mingi ka huvitav fenomen, me oleme arutanud seda oma töö juures ka, et kes on need inimesed, kes kontrollivad enne sündmusele minekut, et kas neil on see pilet olemas või kes on need inimesed, kes on nagu 100% veendunud, et tal on see pilet olemas ja ta otsib seda ukse peal. Ja siis on see on see inimene, kes tekitab ka järjekorda kindlasti, sest et on see sama asi, et hakkad scrollima, on ju. Et mina olen ka pigem seda tüüpi, et ma pigem ei vaata enne, sest ma olen ka, et ma mäletan, et ma ostsin. Et jah, et see on huvitav, et kuidas on need asjad, aga seesama
et noh, meie süsteemis samamoodi ikkagi läheb nende kõik, kes on pileti ostnud ikka 2 päeva enne üritust, läheb meeldetuletus meil ka ja teavitus, et hea Triin, et sul tuleb see kontsert või teatrietendus homme, on ju. Aga noh, siis oligi see, et sõbranna ütles, et aga kas sa selle meili said? Ei, siis see oligi see koht, et juba esimene see nagu ohumärk läheb meil tööle. Et jah, aga seda juhtub aeg-ajalt, et me näeme oma süsteemist ka seda kuidagi, et kui inimesed unustavad ju, me näeme, kui jäävad ostukorvi ja lõpetamata pangas, et tuleb ikka ette. Ei ole kannatust võib-olla inimestel, ma ei tea. Aga mis veel on seal sellised asjad, et mida teie siis enda veebilehel olete kuidagi just siis selle disainmõtlemise abil kuidagi paremaks teinud? No üks asi, mille eest ikkagi aeg-ajalt korraldajaid meid tänavad ka, kui me räägime nii-öelda korraldajatele mõeldud keskkonna poolest, et meil oli alles hiljaaegu ühe Eesti populaarse muusiku kontsert ja tema manageriga, ta tegid konto ja panid üritust üles ja siis me aeg-ajalt küsisime, et kas me saame aidata teid, on ja nii ja siis enne üritust, et näed, et pileti kontrolliks meil on ka äpp ja et QR-kood ja siis ütles, et ei, kõik arusaadav. Ja et ütles, et teil on nagu nii intuitiivne keskkond, et mul päriselt ei ole teile mitte ühtegi küsimust, et mõtlesin, et et ju siis me oleme nagu oma eesmärgi täitnud, on ju, et meil tõesti täna, me küll tegeleme sellega, et kõik ei ole ju korraldajad kui ühesugused, loomulikult tekib küsimusi ja see on arusaadav ja mida rohkem on võimalusi, seda rohkem on nagu küsimusi ka, et aga meil tänasel hetkel ei ole tegelikult mitte ühtegi juhendit üleval korraldajatele, et kuidas, ma ei tea, üritus sisestada või kuidas seda teist või kolmandat ja ongi neid, kes täitsa saavadki intuitiivselt hakkama ja ütlevadki, et meil ei ole ühtegi küsimust, väga tore, väga lihtne, kõik on arusaadav, loogiline ja aitäh ja järgmise korrani et see on ühtepidi kõige suurem kompliment ka, on ju. Et see on nagu tore, et kui me oleme sellega hakkama saanud, et kui me nii-öelda see eesmärk on korralda elu lihtsustada ja seda protsessi kiirendada, sest nagu ma olen öelnud ka, et ma arvan, et piletimüük või piletimüügiga tegelemine ei ole korraldaja jaoks kõige olulisem või primaarsem asi, millega ta tahab tegeleda. See outcome on jah, nii-öelda oluline on ju, sa pead paratamatult müüma pileteid, et tulu teenida ja et inimesed tuleksid, see on üks asi, aga ma arvan, et ta selle protsessi kui sellisega tegelikult, ta ei ole huvitatud sellega tegelemast, on just, ta tõenäoliselt tegeleb nagu 6 muu asjaga veel. Et kui me suudame seda koormust juba vähendada nii, ma ei tea, müügijuhtidel, raamatupidajatel, kellel iganes, et siis ma arvan, et me oleme selle ülesande nii-öelda täitnud nagu enda jaoks. Ja tahtsin lihtsalt võib-olla väikse siukse kriitikanoole pool naljaga öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, et kui sul on veebileht, ja sa pead selleks, et inimene oskaks seal veebilehel toimetada, sinna panema mingisuguseid kastikesi, kuidas seal toimetada. Ja lihtsalt, et kui keegi on hiljuti läinud kataster.ee, et siis see on kohutav, aga seal on veel see kastike ka nii väike, et sa ei pruugi seda kohe üles leida. Et mida sa seal teha tahad, et väga-väga keeruline leht, et siis kuidagi väga meeldiv kuulda, et te olete need asjad kõik läbi mõtelnud ja et tõesti siis ürituse korraldajaga seda abi justkui nagu ei vaja, et ta ongi nii selge. Aga mõtlen, kuidas ma saan aru, et üks koht on see, et te peate ise suutma ennast panna siis selle kliendi kingadesse, sest ma saan aru, et teil on see õige taust olemas, aga mis need võimalused veel on? Et ütleme, et kui keegi nüüd loob veebilehte, et millele ta peaks kuidagi seda rõhku pöörama, et siis samamoodi see selline intuitiivne oleks? No eks see tuleb, ma arvan, meie tiimi lihtsalt suur tugevus ongi see, et neil on see disaini taust, hästi tugev disainiagentuuri taust, et nad on aastaid tegelenud sellega, et erinevatele brändidele ka veebilehti luues saada aru sellest, et kuidas nagu ka UX, UI asi kõik seal töötab, et kuidas kliendi silm haarab, mida ta haarab, on ju esimesena, kuidas ta, kui loogikad mingites liikumistes seal lehel on ju, et kas sa lähed nagu kuidagi kronoloogiliselt ülevalt alla või sa juba tahad lahmida läbisegi, on ju. Et pigem ma arvan, et tulekski lähtuda ise ka sellest, et kui sa midagi lood, et ka seda, et kuidas ise seda tarbida tahad, on ju. Et kuidas sinu jaoks, et muidugi alati on see, et alati lõpuni välja ei saa ainult ise endast lähtuda, on ju, sest endale vahel
tunduvad mingid asjad hästi loogilised, on ju, ja siis kui räägid kellegi teisega, noh, meil arendajatega neid vestlusi, et me ütleme, et ei, see ei ole loogiline, sest me ei saa aru, miks ei ole loogiline, siis üritad seletada, aga kuna need maailmad on nagu selles mõttes noh, nii erinevad, on ju, et mina üritan seda seletada mingist ühest vaatepunktist ja arendaja üritab enda vaatepunktist vastu peegeldada, et me alati ei jõua nagu ju kohe sinna kuldsele keskteele, on ju, sest et see noh, ongi, need lähtepunktid on nii erinevad. Aga et ikkagi, et ma arvan, et mida lihtsam, puhtam, selgem tegelikult ju kõik on, seda parem on, ei ole vaja kõiki pea vilkuma ja kõik ei pea olema supervärviline ja kõik ei pea olema nagu noh, ma ei tea, mis seal kõik juhtuma peab, on ju, et meil samamoodi, et ega teed selle keskkonna lahti, et on noh, suhteliselt loogiliselt üles ehitatud mingi menüüriba, teed lahti ja kõik avaneb järjest, mis sa kõik täitma pead, on ju, on sul ära märgitud, et ma arvan, et mida nagu plainim nii-öelda selles mõttes on ju, et seda lihtsam on, et ei pea otsima väikestest kirjadest mingit 1000 asja üles. Aga kas te teete ka täitsa sellist kasutaja testimist vahepeal või noh, alguses, kui te arendasite välja, et no seda selles mõttes meie, noh seda asjad, mida mina nii-öelda ei näe, on ju, aga mida näevad siis nii-öelda arendajad, ega nad näevad ja me analüüsime ka noh, mõlemat pidi nii nii-öelda meie siis korraldajate, me ju näeme, mis lehekülgi korraldajad avavad, kus nad kõige rohkem käivad ja teistpidi ju piletiostjad samamoodi, et kus nad, ma ei tea, toppama jäävad või milliseid kohti või üritusi nad kõige rohkem avavad, mis on, et tegelikult me ju suudame nii-öelda taustalt trackida kogu liikumist, mis meie lehel toimub. Et selles mõttes see on nagu väga hea ka analüüsipunkt ja nii-öelda arendamise koht, et kui sa näed, et mingi asi tundub kellelegi ebaloogiline või näiteks väga paljud korraldajad takerduvad mingis kohas, siis me saame aru, et okei, et võib-olla see on mingi asi siis, mida me peame nagu natuke muutma või parandama, on ju. Et kui meil on aega nii-öelda selle osaga tegeleda, et vaadata täpselt seda kliendi liikumist. Kui palju seda reaalselt vaadatakse, et noh, igal kodulehel on palju andmeid, oleneb mitu inimest sellega toimetab, et kui palju aega sinna nagu päriselt panustatakse või vaadatakse alles siis, kui ongi mingisugune mure käes? No see on selles mõttes nagu erinev, et nii-öelda piletiostjate käitumist me ilmselt analüüsime rohkem, et ikka on huvitav vaadata, et milliseid üritusi ju keskkonnas kõige rohkem avatakse, mis on nii-öelda ja siis ka vaadata seda, et mida väga palju avatakse, aga miks piletioste sellele näiteks järgne, et see ei pruugi olla see, et kõige rohkem avatud üritust müüb ka kõige rohkem pileteid. Et sealt juba tekivad, noh, hiljem ka räägime mingist mustritest, on ju, et seal juba hakkavad kooruma mingid asjad välja, on ju, et miks ei jõua siis pileti ostu sooritamiseni see külaline, kes sinna lehele satub. Et seda me jälgime küll palju, sest see on nagu endale huvitav, et see ei tähenda seda, et me ka kohe nagu ega me ei tõtta ka võib-olla nii-öelda meie klientidele kõike kohe rääkima, sest et ega noh, korraldaja on ka ikkagi hapras nii-öelda olukorras, kui ta paneb mingi kontserdi müüki ja kui noh, kui hästi müüb, siis muidugi noh, siis on jumala eest, on ju, et aga kui ei müü, eks tema on ka murelik, aga siis me ei saa ka teha seda, et me läheme näpuga näitama, et kuule, on ju. Et seda me ka ei taha teha. Aga endal ja et kui meil oleks ka võimalik neid kuidagi aidata või panustada ka nende nii-öelda müüki, et siis me enda jaoks ikkagi peame looma mingeid arusaami ja mustreid selle taga, on ju. Aga saad sa rääkida mõne sellise kogemusloo, et võib-olla nimesid nimetamata, aga et oligi näiteks mingi selline sündmus ja te märkasite, et võib-olla ei osteta neid pileteid, et mis seal siis võis olla? No võib-olla üks asi on võib-olla hind, et inimesed lähevad vaatavad, aga kas seal siis ka selle mingi muu põhjus võib olla? Meil just äkki eilsel koosolekul kerkis üks selline üritus üles, kus oligi see, et eelmise nädala uudiskirjade põhjal üks enim avatud kontsert, sest tegelikult sisuliselt võiks olla tore ja sa nagu palju toredaid lauljaid, aga samas ei piletiostu ikkagi järgne ja ei ole järgnenud pikka aega. Ja noh, et seal ongi see küsimus, et kas siis on, et kas näedki lõpuks pileti hinda ja mõtled, et ei lähe või siis saad aru, et ikkagi, ma ei tea, aeg ei sobi või on osade puhul ka näed ju seda näiteks ka, et miks juba ei klikita, näiteks ka mida on sama asi, mida meie ei saa tegelikult kommenteerida, aga mida me näeme, et ikkagi alati mõjub, on ka seal ürituse disain, on ju. Et see, millise pildi sa tegelikult paned sinna külge, et kas ta kutsub, kui sa kavatad näiteks uudiskirja või tänavale, et kas see püüab su pilku kõikidest nendest teistest üritustest või on see jääb sinuks mingiks selliseks tapeediks või müraks, et see ei tekita see, et kuidagi äratundmise rõõmu. Aga kui sa juba klikid sinna?
no jah, see on üks asi, kui sa klikid, on ju, teine asi on see, et kui see on uudiskirjas, et kas sa siis näiteks, kui on näiteks 5 üritust tänases uudiskirjas, et sa vaatad näiteks, et milline sul jääb pilk püsima ja milline jää, on ju, et on olnud ka selliseid, kui on sellised tuttavamad, kuna on ikkagi kuna ma olen valdkonna taustaga, siis sõltumata sellest, et nagu ma tulin Jatskaarist ära, et väga paljud ju inimesed, kellega ma täna koostööd teen, on ikkagi need inimesed, keda ma varasemast nii-öelda tööelust ka ju tunnen ja olen kokku puutunud, et kui on sellised head sõbrad, korraldajad ja ma näen, et ikkagi nagu tekst on halvasti kirjutatud, näiteks tutvustaja tekst või pilt on ikkagi niisugune, ma saan aru, et kuulge, et siit ei tule, siis ma aeg-ajalt julgen nagu öelda ka, et kuulge, et ma lihtsalt ütlen, et pole küll minu asi, aga tegelikult on ju, aga seda ma julgen ainult nagu tõesti nagu lähedaste sõpradega teha. Aga mis sa oled siis kuidagi nagu tajunud, et mida peaks parandama, et kuidagi tuleks neid müüke rohkem? Noh, selles mõttes ongi need, mida me nähtava silmaga saame parandada, ongi nii-öelda tutvustavad tekstid, visuaalid, mingid, kuidas sa nii-öelda suudad selle, ega ise ka, ma mõtlen Jatskaaris töötada sama asi, et kui on näiteks mingi täiesti tundmatu artist, on ju, et sa pead leidma selle mingi konksu, miks inimesed sinna kontserdile tahavad tulla, on ju, kui ta tõesti ei tea sellest midagi, et sa pead seda mängima võib-olla. No aga näiteks, mis see konks siis võib olla? Noh, ma ei tea, kas sa pead selle teksti kirjutama nagu nii huvitavaks või suutma teda teha läbi selle teksti näiteks või mingi pildimaterjali või on äkki ülihea visuaal on ju, sellel näiteks või uudselt kihvt pilt on mingist lauljast või kellestki, et see oleks juba nii tugev, et sulle tundub, et see on mega lahe. Aga võib-olla seal on ka see sündmuse pealkiri. Ja. Et ma natukene vaatasin Svibi lehel ringi ja siis märkasin, et kas oli see Eesti Kontserti üritused hästi põnevate pealkirjadega ja kõik olid Erso välja... Erso, just. Erso ja kõik olid välja müüdud. Ja siis ma olingi, et mul oli tegelikult hea meel, et klassikaline muusika inimesi huvitab, aga need pealkirjad olid sellised, et oli vist Helide spa, audiospa, siis oli seal midagi ma märkasin veel, et mingi jutustusega oli midagi seotud Sibeliuse mingi teema, et väga põnev, aga mis sa ise ütleksid, et kas need pealkirjad on võib-olla need, mis kuidagi köidavad? Ja absoluutselt, ma räägin, kõik see, mis on nii-öelda tekstis ja pildis tegelikult on ju, peab olema, sest et inimese ikka tähelepanuvõime selles mõttes, et ega ta ei viitsi lugeda läbi epopöad selleks, et nagu otsustada, et ta tuleb kontserdile või ei tule. Ja ta ei viitsi, kui keegi kirjutab hästi pika teksti, siis ma ei tea, palju protsente võetab see päriselt inimesed loe edasi ja siis sa loed kõik see teksti ära. Et okei, kui see fanatt ja sulle väga meeldib, sa tõenäoliselt teed seda, aga sa näed pilti, artisti nime, vaatad kuupäeva kella ära ja mõtled, et ma lähen. Sest et tõenäoliselt oled sa ka võib-olla tihtipeale selle info juba kuskilt ka mujalt saanud, on ju, või sõltub, kuidas sa sinna lehele satud, on ju. Et niisama surfaid on ka kindlasti, aga jah, et see pealkiri, visuaal, kõik need peavad olema nagu nii köitvad, et selle esimese paari mingi lause või asjaga tekib see tunne, et ma tahan sinna minna. Eriti, kui sa ei tea sellest midagi. Aga mis, või võib-olla sa ise oled rohkem kokku puutunud, et mis ta oli, Helide spa? Audiospa, et mida see tähendab, et kas see on tavaline kontsert, mida kutsutakse lihtsalt audiospaaks või seal on midagi teisiti? No vot, neil just olid need kontserdid, ma ise küll ei käinud, aga need on ka kontserdid, mis neil toimuvad väljaspool kontserdisaali. Aha. Ja seal esinesid tegelikult nii-öelda mitte esinenud orkester, vaid esines nii-öelda ansambel orkestri liikmetest. Et kes on saanud siis vastavalt enda soovidele panna kokku sellise ägeda mingi kontserdiformaadi, et nad annavad ka nii-öelda oma orkestrantidele siis nagu sellist soleerimisvõimalust nii-öelda orkestrist nii-öelda väljapool, on ju. Ja samamoodi Erso teeb kontserde, just on müügil ka praegu Terrace Beachil, et neil oli eelmisel aasta, kui veebruarikuus minu meelest ka, kui on just väljas külm ja pime, et saad minna sinna soojale Terrace Beachil olla paljaste varvastega, kuulata seal lavamistoolis Ersot mängimas, on ju. Kas üldse tohib nende pillidega liiva vahele minna? No näed, tohib järelikult, et vaata sellised asjad ka, et korraldajate mõttes ka, et kui sa suudad viia mingit kontserte väljapoole mingist tavapärasest keskkonnast ja kui siis see inimene, kes näiteks enne ei ole Ersot kuulamas käinud, saab sellise esimese kogemuse, talle väga meeldib, siis ta tõenäolisem on see, et ta tuleb võib-olla tol reede õhtul ka sinna Estonia kontserdisaali, on ju. Et see sama asi, sest et sa selle esimese kogemuse
oled saanud ägeda, positiivse, mõtled, lahe, et nad teevad sükest asja ka, et võib-olla siis ma elan selle tavalise sellise klassikalise muusikakontserdi Bachi ja Sibeliusega ka üle nii-öelda piltlikult öeldes, et jah, et sellised ägedad ju eriprojektid nii-öelda kindlasti kasvatavad ka ühtepidi teistsugust publikut peale ja siis aitavad populariseerida võib-olla väga sellist nišisündmust. Et ja seda tõesti mingit džäss ja klassika ja folk, eks nad on ju kõik nii-öelda vajavad sükest väikest boost'i, on ju, et inimesed käiksid. Aga andmetest me natuke juba rääkisime, aga olen kuulnud, et teil on siis selline tööriist nagu Swibi indeks. Mis tööriist see siis täpsemalt on? Ma arvan, et me oleme kõik aru saanud sellest, et mida aasta edasi ja mida aeg edasi liigub ja rohkem ka tehisintellekt ja kõik tuleb mängu, siis andmed on ikkagi korraldaja kõige suurem vara või andmed on üldse kõigi suurim vara, kes midagi nii-öelda loovad või ehitavad. Ja selleks, et andmeid iseenda ja alati tasub ära märkida, on ju, et me ei kasuta selles mõttes ju isikuandmeid, et me ei räägi sellest, et kus Maret elab ja kellega elab ja selles mõttes see ei ole, et see ei ole, need ei ole need ja telefoninumber, et need ei ole need isikuandmed nii-öelda, millest me räägime, on ju, et aeg-ajalt inimesed ikka tuletavad meelde seda mingi GDPR-i seadust, jah, et me saame aru, et aga see ei ole päris nii, on ju. Et selleks, et teha teadlikumaid otsuseid andmeid, on ju, et saada aru publiku käitumisest, kes on need inimesed, kes üldse tulevad kontserdisaali. Ja Swibi indeks on siis nii-öelda kogum nendest teadmistest, ehk siis me oleme välja saatnud väga-väga suure hulga, üle 300 000 küsitluse enda platvormil toimunud ürituste kohta, erinevate ürituste kohta, mille nimi on siis Swibi Insight, kus me palume siis inimestel vastata, kus nad üritusel käisid ja siis läheb neile välja, et aitäh, et tulid ja tore ja anna natuke tagasisidet. Ja siis selle tagasiside põhjal, mis me sealt saame, korraldajatel on väga tore näha, ma arvan, neid nii-öelda lahtistega vastustega küsimusi on just, et sealt saab ära korraldaja väga palju sisendit võib-olla nendele murekohtadele ja või rõõmudele, millele siis külastajad nii-öelda tähelepanu pööravad. Et kui näiteks, ma ei tea, näiteks Viljandi Folgi puhul ma ütlen, kui 1000 inimest näiteks ütlevad, et toit on ikka õudselt kallis, siis sa ilmselt saad mingi sisendi, et sa saad aru, et see võib-olla tõesti ongi päriselt nii-öelda probleem, on ju. Kui keegi ütleb, et muusikaprogramm oli mega ja kõik, siis saadki aru, et väga tore oligi õnnestunud aasta, on ju. Et ja neid lahtisi vastuseid on ka, et ma arvan korraldajatel väga tore lugeda. Aga meie siis teist poolt analüüsime ka neid asju, et kui palju punkte ta on andnud erinevate siis nii-öelda punktisüsteemis siis mingid küsimused, mis meil seal on ju, et palju ta on andnud nendele, sealt tekib mingi muster juba erinevates nii-öelda valdkondades, mis on läinud üritusel hästi, mis on läinud halvasti, kui me sinna veel liidame juurde näiteks ilmafaktori suveüritustel on ju, näed seda, et ütleme, et meie keskkonnas ka, et kui on reede ja on juulikuu ja päike paistab ja on hästi soe, siis näed, kuidas Pärnus näiteks ürituste müük kohe tõuseb, on ju. Et ja siis näed, et saab vihma ja kohe näed, et kõik kukub, on ju, et neid nii-öelda erinevaid nii-öelda punkte, mida sinna siis lisada sinna, mis me sealt Inside'is kogume, et sellest koosnebki Swibi indeks lõpuks. Ja kui palju siis punkte erinevad siis nii-öelda korraldajad või üritused saavad ja siis juba korraldajate põhiselt hakkab tekkima, on ju, mingi muster, et kes on su kuulajaskond, kus nad saavad infot, miks nad tagasi tulid, kui hästi su bränd nende nii-öelda, et kui hästi see bränd nii-öelda tuntud on või sa oled, et kas sa saad aru, kust kontserdil või festivalil sa päriselt käisid, on ju, ja nii edasi, on ju, et seal tekib mingi kogum mingitest teadmistest ja siis, kui me selle oleme, meil on olnud nüüd meil on selline sündmuste sari nagu Swibi Insight Day, et kus me kogume selle kõik info kokku, töötleme selle läbi ja esitleme seda ka korraldajatele. Ja siis, kui nemad näevad neid erinevaid nii-öelda mingeid skaalasid või tabeleid või näevad mingeid numbreid, protsente ja mida kõike veel, et siis nad saavad hakata kohe võrdlema enda üritust siis nii-öelda selle keskmisega, on ju, mis tekib ka.
et kui me teeme nii-öelda mingeid üldistusi, et sa saad aru, et et minu üritus on enam-vähem kvalifitseerub sinna, minu oma sinna, tõesti, et see on hea mõte, võib-olla peaks seda teistmoodi mõtlema ja nii on ju. Ja siis nende andmete põhjal, mis siis sinna nii-öelda see SWIB-i indeks loob, siis on see uudiskirjade küsimus on ju, et kuidas me siis sihime seda et tõsta korraldaja siis eeldatavat piletimüüki, et kuna need mustrid on juba korraldajate põhiselt tekkinud, et siis me ei saa teha seda, et me teeme lihtsalt ühe uudiskirja ja paneme kõigile all in on ju, sest et siis juhtub see, et sellest kaotad ainult kliente ja inimesed unsubscribe ivad, sest et metallikuulajad mõtlevad, et miks ma saan folgi kirju ja folgi kuulajad mõtlevad, et appi ma ei taha seda popmuusikat kuulata on ju. Et selle jaoks on vaja tegelikult seda teha, et kui sa sihid seda sihtrühma siis võimalikult täpselt, siis näed ka kohe seda kõverat, kuidas kõik piletimüük on ju tõuseb. Siuke matemaatika enam-vähem. Oota, kas ma saan siis õigesti aru, et ikkagi te kuidagi siis indekseerite seda lõppklienti ka ja vaatatagi, et näiteks ütleme, et klient Triin ongi käinud folgil ja siis on aga sa oled on ju meie jaoks selles mõttes anonüüm, selles mõttes andmetes oled sa meil anonüümne. Number see võib-olla on ju. Aga et inimeste huvid võivad olla ju ka väga erinevad, nagu seinast seina, et siis sul lihtsalt tuleb neid erinevaid, kellele mingit tüüpi seda uudiskirja saata, tuleb lõpuks nagu väga palju. Mina arvan, et mina näiteks ise, ma mõtlen, kui ma mõtlen oma erinevatele ostudele, erinevates piletimüügi platvormid, ma arvan, et ma olen nagu peavalu. Sest selles mõttes, et ma käin palju teatris, kontserdite mõttes ma käin folgil, kuulan džässi ja klassikat, popmuusikat ja tegelikult ma olen väga suur elektroonilise tantsumuusika austaja, ma eelmise aasta või selle aasta enim oodatud kontsert oli Martin Garrix Tartu laululaval on ju. Ja õudselt meil käes spordivõistlus, jalgpalli ja hokit vaatamas on ju. Ja kui sa üritad mulle, et lihtsalt ongi see, et sul juhtub see, et ma nagu nii-öelda, ma arvan, teen seda enda mustrit nagu päris katki selles mõttes on ju, et või siis teistpidi, et siis ma saan lihtsalt rohkem infot tegelikult on ju, sest et siis ongi see, et ma saan teatrite uudiskirju, sest ma tegelikult käin teatris ja muusika omasid nii, et sest et see lihtsalt on, et ma olen selles mõttes selline külastaja on ju, aga ega me muidugi selles mõttes üritame ka mitte spämmida nii-öelda, selles mõttes ka ühte inimest niimoodi, et ta saaks kõiki maailma uudiskirju on ju, et see ei ole ka eesmärk, et siis sa tõesti lõpuks nagu pahandad on ju, eriti ja kui sa pahandad näiteks ka siis ka, kui sa saad mingi ühe ürituse uudiskirja, näiteks keegi, ütleme, hüpoteetiliselt mingi kontserti müü, siis on ikkagi tihti tekib ju see impulss korraldajatel ka, et palun, saatke nagu üks uudiskiri veel ja palun, saatke üks uudiskiri veel, aga see on natuke siuke, siis tekib ühel hetkel tegelikult see tagurpidi efekt juba on ju, sest et ta on juba saanud tegelikult selle uudiskirja, ta tegelikult on saanud selle info kätte, et see ei ole see asi, et teda nagu, et ta ei tea, et see ei tähenda seda, et see open rate oleks madal, nii on seal uudiskirjal, lihtsalt järelikult sellel üritusel on XY põhjustel, ta on otsustanud sinna mitte tulla või on väga suur hulk inimesi otsustanud sinna mis iganes põhjustel mitte tulla, et aga siis ei saa midagi teha, on ju. Aga siis juhtubki pigem see, et kui sa palud mult nüüd 3 uudiskirja saata, siis 3. peal sa kaotad oma kliendi täiesti, sest ta unsubscribe ib ja ta ei saa üldse enam su kirju, on ju. Et see on niisugune õhkõrn piir ka ja me aeg-ajalt ütleme ka, et kuule, et tegelikult nüüd me tegelikult ei saada enam, on ju. Aga muidu see on siis teie teenuses sees nii-öelda see turundustoetus, et kui näiteks mina olen sündmuse korraldaja, panen enda sündmuse üles, siin on võib-olla 2 kuud aega või et kui palju enne peaks panema, et ikkagi nagu tuleb saal täis? No vot, see on ju täitsa erinev, on ju, et kui me võtame selle sadu näite praegu, on ju, et siis ei ole üldse vahet, on ju, et ostetakse veebruarikuusse ka 36 tunniga kogu saal ära, on ju, et kui on ikkagi see FOMO on mingi ikkagi fenomen, on ju, et siis ei ole vahet. Festivalid jällegi tihtipeale on, nagu ma ütlesin juba, Viljandi Folk paneb alati 1. detsembril müüki, kuigi festival on alles juuli lõpus, on ju. Et vahel on ka kontserdi paned paar nädalat, et ikka müüakse ära, et ega seal niisugust head aega ei ole. Aga mina ise vist olen, ma arvan, 2 kuud on niisugune enda südame rahustuseks, ma arvan, nagu niisugune mõnus aeg on ju, et siis on aega. Ja mitu korda siis võiks uudiskirjas see läbi käia, et ütleme, et 2 kuud on minu sündmuseni aega?
no vot, see natuke vist sõltub ka sellest, et kas sa oled juba korduv nii-öelda, kas sa oled nii-öelda esimest korda korraldaja ja teed oma esimest üritust, on ju, või sa oled juba mitmendat korda, et see on ka natuke erinev, sest et meie nii-öelda süsteemi loogika on ka see, et iga ju uus piletiost, ütleme, et kui sa oled näiteks ERSO, on ju, et iga uus piletiostja, kes sulle tuleb, on sinu uus klient, on ju, sest et ta on nii-öelda uus kontakt sinu kontaktide listis. Aga selleks, et see kontaktide listi on ju tekiks ja tekiks seesama, et me saaksime juba aru, kes need või need piletiostjad on ja kes see sinu sihtrühm nii-öelda on, selleks võtab ju süsteemil ka natuke aega, et aru saada, et siis selleks, et hästi sihitult neid uudiskirju teha, et siis sa pead ikkagi ju natuke aega nii-öelda koguma seda nii-öelda rasva, on ju, endale neid kliente, et uue tulijana on kindlasti teistmoodi, on ju, sest et sul ei ole veel seda enda klientuuri ka, et siis on nii-öelda et meil on 2 sorti uudiskirju, et on meie nii-öelda iganädalased uudiskirjad, kus on erinevad korraldajad, ja siis on ka korraldajate enda uudiskirjad, mis lähevad ainult nende nii-öelda siis kliendi baasil, et siis aga seda nad saavad ka siis saata läbi Swibi keskkonna? Jah, meie nii-öelda aitame neil nii-öelda täna neid saata, on ju. Et nad just ütlevad, näiteks osadega on meil ka kokkuleppe näiteks, et ma ei tea, kuu viimasel neljapäeval alati nad saadavad meile materjalid ja siis läheb nende kliendi baasil ainult, on ju, kirjad. Sa ütlesid, et teil on väga optimaalne tiim, ma kujutan ette, et enamik su tööaega lähebki siis sinna uudiskirjade kokkupanemise ja saatmise peale. Õnneks mul mitte. Kolleegil. Kolleeg saab sellega tegeleda, aga kõik peavadki tegema seda, milles nad on väga tugevad, et selles mõttes on, ma arvan, see tiimis, see tööjaotus meil ka nagu hea, et ma siis hoian kliente teistmoodi koos projektijuhtidega ja tegelen muude asjadega, et meil on ju ka portaalisisesed reklaampinnad ka, on ju, et nendega saan ka mina neid aidata ja nad saavadki ise seadistada, et ehk siis, et sündmus saab ennast reklaamida teie lehel? Portaalis ka, jah. Või ka keegi teine või kuidas te valite sinna? Keegi teine hetkel mitte, me oleme mõelnud selle peale ka samamoodi näiteks, et kas Google Adsi nii-öelda siis just, et siis kes iganes võtab siis Google Adsi teenused, on ju, et siis, aga sellega me ei ole veel lõpuni läinud, aga jah, enda portaalisisesed nii-öelda bännerreklaamid või need variandid on, mida saavad ka korraldada ise nii-öelda, et täitsa automaatselt üles laadida, valida kuupäevad ja aga siis see tähendab, et ikkagi mu sündmus peab olema ka juba seal teie lehel kirjas? Seda küll, jah. Et tahtsin veel seda küsida, et mis sinu kogemusel on üldse uudiskirja selline hea avamismäär? Mitu protsenti või palju teil avatakse neid kirju? No jällegi see on nagu väga erinev, on ju, aga ma arvan, et sealt sinna 70% ümber, ma arvan, on ikka väga hästi tegelikult. Ma olen kuulnud, et isegi 30 on nagu päris hästi. Aga see ongi see küsimus, et see sihtimise küsimus, et kui on väga-väga hästi sihitud tegelikult ja niisugune asi, mida on nagu oodatud, et siis on kohe näha, selles mõttes, kuna meil on korraldajad ka, kui nad logivad sisse, siis esimene asi, mida nad meie lehel näevad, on kohe nii-öelda statistika lehekülg nii-öelda, on ju, et nad näevad kohe neid kõveraid, et kuidas on, mis on nende enda jaoks ka tegelikult tööriist, on ju, et nad näevad kohe seda, et kui, ma ei tea, oled üles pannud turunduskampaania, lähevad tänavatele plakatid või raadiosse reklaam ja siis kas see mõjub kohe su piletimüügile, et sa saad seal kohe kuupäevade järgi vaadata, et kuidas see piletimüük seal tõuseb, langeb, on ju. Ja uudiskirjade mõttes samamoodi, et kui on väga hästi sihitud, ma ei tea, uudiskiri, 68% on avamismäär, on ju, ja siis näed seda hüpet kohe sellel kõveral, et seda on lahe vaadata tegelikult ka. Ei, kui üles läheb, siis on muidugi lahe vaadata. Ja tõesti, et kui ongi see kuidagi, et see sihtgrupp on hästi õige ja nad on seda oodanud ja see tõesti nagu läheb hästi, et igapäevaselt me ju rõõmustame oma korraldajatega koos ja tunneme ise ka aeg-ajalt muret enda pärast ka, et kellel võib-olla nii hästi ei lähe, on ju, et nii palju kui võimalik, siis me ikkagi üritame aidata ja rääkida. Kas klient saab teie käest ka täitsa need, ma mõtlen nüüd siis sündmuse korraldaja, aga kuidagi siis need meiliaadressid, et pärast enda uudiskirjas kuskil kasutada edaspidi? No see vist oli üks esimesi teemasid, mille pärast mul kolleeg Swibi juht Jaan käis ka andmekaitse inspektsioonis rääkimas väga pikalt, sest et sinnamaani oli ikkagi arusaam ju selline seadusest, et või mingi ka lobitöö mingit pidi, et see klient ei kuulu korraldajale, on ju.
et see jällegi sama mingi isikuandmete küsimus, et nii-öelda see justkui meie valduses ja meid, et sa ei tohiks neid andmeid välja anda, on ju. Meie ütlesime, et noh, mis mõttes, et aga see on tema üritus ja tema üritusel on piletid ostnud, et meil tegelikult ju puudub igasugune õigus temale, et siis see peab ikkagi olema nii-öelda korraldaja andmed. Et sellega on lihtsalt hästi lihtne reegel ka tudengitele ka, kes iganes hakkavad sellega kunagi tööle, et sa võid, kõik kontaktid on meil lehel kättesaadavad, nad kõike näevad, kes ostis, millal ostis ja mida ostis. Kogu oma kliendibaasi on ka nähtav kuni selleni välja, et nad näevad, et kas inimene päriselt tuli kohale ja et kas tema pilet ikkagi on skännitud või ei ole skännitud, et see, need on kõik avalikud andmed, sest et see ongi ju olnud meie eesmärk, et need oleksid avalikud neile, et nemad suudaks ka oma nii-öelda otsuseid paremini teha. Ja sa võid neid oma uudiskirja lisada, aga sa ei tohi neile reklaamida muid asju. Et kui sa oled Viljandi Folgi klient ja oled ostnud Viljandi Folgi piletit, siis sa ei tohi neid lisada uudiskirja hakata neile müüma BMW-sid. Et siis sa võid neile müüa Viljandi Folki või siis korraldada, ma ei tea, pärimusmuusikakeskuse teisi sündmuseid, sest et ta on potentsiaalselt nii-öelda on ju huvitatud olnud sinu üritusest, aga ta ei ole huvitatud olnud BMW-st. Okay. Ehk siis, et senikaua, kuni sa nii-öelda kasutad iseenda sündmuste reklaamiks seda, ehk siis nii-öelda sarnase asja või selle sama asja reklaamiks järgmine kord, et siis see on okei, kui sa hakkad talle pakkuma ükskõik mis muud teenust või mingit muud asja, et siis see läheb seadusega vastuollu. Aga kas ma saan õigesti aru, et siis ikkagi sellele ettevõttel või sellele sündmuse korraldajal tal on ikkagi kasulik teie kliendiks jääda ka pikemaks ajaks, siis kogu aeg need meiliaadressid kogunevad sinna ja on ka see uudiskirjade saatmine ja kõik see asi palju lihtsam. No just, et see ongi see asi, mida ma alati nii-öelda uutele klientidele räägin ka, et see on selles mõttes ju meie ühine selline pikaajaline koostöö ja pingutus ja et mida rohkem sa meie juures ju pileteid müüd, seda suuremaks su enda kliendibaas läheb ja seda rohkem nii-öelda on abi ka meie enda nendest uudiskirjadest, mida me sinu nimel saame välja saata. Et ühe korraga ei juhtu midagi ja 3 korraga ei juhtu midagi, aga 5. korral võib-olla 3. korral juhtub, aga et piltlikult öeldes, et see on ju selline aastaring selles mõttes ikkagi. Et selles mõttes ma olen alati juba varasemalt ka öelnud seda, et tegelikult ju kõige keerulisem ongi sellistel ühe ürituse korraldajatel, kellel ei ole seda nagu pikemat plaani, sest et sa tuled turule nii-öelda võõrategijana, sul ei ole seda nii-öelda pinnast veel on ju olemas ja siis üritad võistelda juba nendega, kes on seal turul juba olnud ja kellel on see nii-öelda see rasv juba tekkinud, on ju. Et selles mõttes jah, ma arvan, et alati see järjepidevuse küsimus on nagu oluline, et siis et järjepidevuse pinnalt sa ju saad kasvatada enda ettevõtmist ka ja kuidagi selle eelmise ürituse pinnalt teha uusi otsuseid ja mida teistmoodi ja paremini, et siis selles mõttes tasub olla jah, pikemalt. Sa rääkisid või oleme rääkinud nendest andmetest, et kui olulised need on, et kas sa meie turundusvaldkonna õppijatele oskad anda mõne soovituse, et kuidagi mida rohkem õppida, millele rohkem tähelepanu pöörata just siis selle andmepõhise turunduse kontekstis? Ma arvan, et üldse, mis puudutab nii-öelda andmepõhist turundust, siis see ongi vist kõige kuidagi muudes asjades ma olen ka seda tähele pannud, et lihtsalt kui palju või kui hästi me suudame tegelikult täna analüüsida üldse ka seda statistikat, mis on meil kättesaadav, et ja kui paljud seda päriselt teevad ja mis siis sellest nagu muutub, et kas ja kui palju me paneme Google Adsi üles, et kas ja kui palju me tegelikult neid tulemusi analüüsime, kas me võrdleme neid eelmiste kampaaniatega, kas me, et digiturunduse mõttes on ju kõik, mis on klikitav, on ju hästi lihtsasti selles mõttes analüüsitav, et sul jääb kohe mingi märk maha, sa näed hästi lihtsasti oma rahakasutust, piltlikult öeldes on ju, et nii-öelda kõik, mis on arvutis, on hästi lihtsasti selles mõttes trackitav ja mida rohkem seal ju andmeid on, seda rohkem sa saad enda jaoks luua ka mingeid nii-öelda neid samu mustreid, on ju, et pigem just see, et kasutada seda statistikat ära, mis sulle antakse ja loo siis nii-öelda selle ümber mingeid asju, et raske on, ma eriti kui turundusest rääkida, on ju, et siis käisin just hiljaaegu ka
ühte loengut andmas ja siis üliõpilased küsisid, et nii, et aga kui korraldate üritust ja siis, et öeldakse, et on vaja eelarvest raha kokku tõmmata, et kus teie soovitaksite raha kokku tõmmata ja siis ma ütlesin, et ma vastan kõigepealt nii, nagu enamik alati ütlevad, tõmba turunduseelarvest kokku, on ju. Sest et seda on nagu nii lihtne alati öelda, sest et ühtepidi see on kuidagi mingi raha, mis paljud ütlevad, läheb mingisse musta auku, on ju. Ja siis, aga teistpidi, et kui sa turundusse raha ei pane, on ju, et siis kas sul siis tuleb? Kas siis tuleb, on ju. Ja siis ongi, ja siis on nagu kohe ja nii, kui räägitakse, siis ma ei tea, et ütleme, et telest või raadiost või ma ei tea, billboardidest tänaval, siis ütled, aga ma ju ei suuda mõõta seda, palju ma siis nagu raha sisse panen ja palju ma siit nagu tagasi saan. Aga kõik juba kohe nii, mis läheb digisse, siis seda on ju hästi lihtne juba analüüsida. Ehk siis, et kui sa paned tõesti raha kuskile digikampaaniasse, siis analüüsi neid tulemusi ka pärast, on ju. Et seesama, et kui sul tekib juba, saad aru, et kes on see sihtrühm, on ju, järgmine kord juba suudad reklaami täpsemalt juba sihtida, on ju. No pluss, et kogu ju digikampaaniate võlu on see, et sa saad selle kampaania jooksul seda timmida. Just, et sa näed, et see ei lenda, on ju, teed mingit muudatusi. Jah, täpselt. Ja võib-olla vaatad, et panid Narva suure raha, aga see, et siis saad ka aru, et okei, Narvast publikud ei tule, tõstame selle raha Haapsallu äkki hoopis, on ju. Et sul on nii palju tegelikult neid tööriistu selles mõttes käes ja ma arvan, et ma ise ei ole nagu mingi tohutu AI selles mõttes spetsialist, on ju. Aga ma arvan, et täna ka see, et kui sa suudaksid need andmed võtta ja veel sööta sisse chat GPT-le ja öelda, et tee nüüd sellega midagi, ma arvan, et sa saad ka juba täna sealt selles mõttes tee nüüd midagi, ei pruugi olla kõige parem prompt. Jah, selles mõttes on ju, et sa saad sealt tagasi, ma arvan juba nagu, et su enda töö tegelikult, ma arvan, läheb selles mõttes nii palju lihtsamaks, et keegi teine tegelikult juba suudab sinu eest need andmed analüüsida, on ju. Seda meie õpilastele tegelikult päris palju õpetame nüüd ka, et just, et kuidas sa saad andmeanalüüsiks AI tööriistu kasutada. Loomulikult seal võib olla ka väike selline eksimise protsent, on ju, et peab kontrollima, aga ikkagi see analüüs on jah päris hea. Just. Ja näiteks meie enda keskkonnast rääkides ka, et meil on võimalik panna ürituse külge Google'i ID ja Metapixel ka, et sealt samamoodi siis sul ju jooksevad ka kohe andmed, et kas inimesed päriselt on jõudnud sinna ürituse lehele ka, et sul jookseb küll see, et kui sa mõtled, et miks pileti ostu ei tule, et sa näed küll, et ütleme, et inimene näeb seda reklaami, on ju, aga sa saadki aru, et oota, aga tegelikult ei ole klikkinud üldse või see ei ole nagu ostu on jõudnud, on ju. Aga mida sina ütleksid, tuginedes ka enda varasemale kogemusele, et kas ikkagi sündmuste puhul sellised traditsioonilised turunduskanalid töötavad ka hästi? Siin arutasime, et neid mõõta justkui on keeruline, aga kas sa soovitaksid? Ma vist olen seda usku olnud siiamaani vähemalt, või võib-olla keegi suudab mind nagu ümber veenda, et tegelikult see hea turundus on nagu kõikide asjade on ju summa mingit pidi. Et olgugi, et kindlasti mingid sündmused on nagu nii spetsiifilise sihtrühmaga, et võib-olla ongi mingid räppartistid, kes panevad ainult TikToki video ja sellest piisab ja see müüakse välja ja ei olegi vaja midagi muud teha, üliäge, sest et järelikult tema sihtrühm ongi seal ja need noored või vanad või kes iganes seal on ju, et ostavadki selle pileti ja see on ülilahe. Aga teistpidi ma arvan, kui me ikkagi räägime suurtest üritustest, suurtest brändidest, siis mulle tundub, et kui ma sõidan autoga ja näen tänaval seda suurt plakatit ja siis ma kuulen raadios seda reklaami ja siis ma teen ma telefoni lahti ja vaatan, et mul tuleb see reklaam ette ja siis ma saan selle uudiskirja ka veel ja siis et mul siis tegelikult ju lõpuks jääb meelde, on ju, et see kontsert nagu toimub või mis iganes sündmus. Et ma arvan, et see selles mõttes on nagu selles mõttes ikkagi tänasel päeval endiselt väga paljud erinevad asjade nagu summa, et sa pead olema mingit pidi, et olla konkurentsivõimeline, pead olema nähtav erinevates kohtades. Aga kui me vaatame erinevaid publiku uuringuid, näiteks ka mõned aasta tagasi ministeerium tellis festivalide uuringu, ma ei tea, päris palju festival oli seal ka, et siis mis on kõige suurem turunduskanal, esimesed 2? Sa küsid minu käest? No paku. Ma arvan, et
sa mõtled nüüd kanalit, mitte seda, No ei, et üldse soovitus, sõber kutsub. on varasem kogemus ja sõbra soovitus on kaks kõige esimest asja, on ju. Ehk siis ega sellega ei saa või noh, selles mõttes sellega sa ei suuda võistelda selles mõttes, on ju. See ongi lihtsalt seesama, millest me alustasime No täna, just. et see kasutajakogemus oleks äge, sa oled juba kindel, et noh, ongi, et sa ostad Folgi pileti, sest sa tead, et see on äge, see on ilusas kohas, sa ei tea, kes seal veel esinevad, on ju. Täpselt, et selles mõttes sealt, et seda tuleb aeg-ajalt nagu meenutada ja eriti kui teha koostööd selles mõttes noh, võib-olla inimesi, kes on nagu aastakümneid midagi teinud, siis nendel on ka see mälestus sellest, kuidas piisas ka ajalehe reklaamist tõenäoliselt ja intervjuust raadios, et see täna lihtsalt enam ei ole nii. Et miks ma seda küsisin natukene, et noh, jälle kui ma võtan ainult enda vaatevinklist, et mina raadiot praktiliselt ei kuula, kuna ma autoga ei sõida, et siis mina just nagu sündmuste osas ma näen seda välireklaami. Ja vahel on ka see, et kui sa lähedki mingisugusesse väiksemasse kohta, mulle meeldib käia tihti Viljandis, et siis ma ei viitsi minna kuskile see Visit Viljandi lehele või kuskile otsima, et mis seal parasjagu toimub, vaid mulle meeldibki jalutada, siis seal on ilusad kujundatud need sellised välitahvlid, kus on siis kõik lähiaja sündmused ja me tihtipeale siis vaatad, midagi jääb meelde, vahest teed lihtsalt sellest ühe pildi, et on ju meeles, et millal midagi toimub ja kuidagi mõjub täitsa hästi, aga võib-olla kõik inimesed ei ole sellised, on ju. Ei no sellepärast ma ütlengi, et ühtepidi ongi see jälle see sihtrühma küsimus, on ju, et kas sa tead, kes need tarbijad need on, kus nad liiguvad, mis nende, ma ei tea, igapäevast selles mõttes päris seda ei tea, aga tegelikult väga paljud, kes teevad ikkagi publikuuringuid ka, on ju, et miks on tegelikult need publikuuringud ju selles mõttes olulised ja Jatskars töötas, me teeme igal aastal festivalil seesama asi, et me saaks aru, et kust nad tulevad nii-öelda, et kas nad on kohalikud, on nad Eestist mujalt või välismaalt, kus nad on saanud infot, mida nad oluliseks peavad et sa saaksid seda seda sama insighti nii-öelda selleks, et teha uusi ja paremaid siis nii-öelda otsuseid või valikuid oma järgmise sündmuse nii-öelda korraldamisel, on ju. Et ma arvan, et selles mõttes nagu on ikkagi paljud platvormide katmine selles mõttes nagu oluline, on ju. Aga räägime sellest AI-st natukene ka, et kas teie olete enda klientidele, kes on siis sündmuse korraldajad, disaininud sinna ka mingisugust automaatikat, mis kuidagi võib-olla läheb juba selle tehisintellektiga kokku ja mis sa üldse arvad, et kas ja kui palju siis sündmuste maailma see AI areng mõjutab? Meie keskkonnas ei ole tegelikult veel tehisintellekti ja isegi see, meil on see ikkagi see korraldajatel see chati aken ka, on ju, et isegi meil seal ei vasta AI, et seal ikkagi vastame ka ainult meie et meie oma sellesse töösse ei ole veel nii-öelda tehisintellekti üldse sisse integreerinud, et tuleb ikkagi teha käsitööd nii-öelda selles mõttes, kui me räägime nii-öelda siis piletite müükipanekust ja muust. Aga muidugi ma näen seda, et see on selles mõttes ju järjest enam, ma saan ka ju artist või nendest kirjeldustekstidest aru ka, mida pannakse ürituste juurde, et mis on AI kirjutatud ja mis ei ole, on ju. Et ja see on ühtepidi on see selles mõttes arusaadav, et kuna ikkagi ju mingi selline kontserdi korraldavad kontserdi, need tiimid ei ole niimoodi, et sul on nagu 25 inimest võtta, on ju, et siis paratamatult ühed samad inimesed peavad mitut erinevat ülesannet täitma ja loomulikult sellisel juhul on ju see igasugune tehisintellekti kasutamine lihtsustab ju nende tööd, on ju. Et seda ma näen jah, teksti selles maailmas küll päris palju ja ma arvan, et seda on selles mõttes igasuguses korralduses ja üritusturundusmaailmas, ma arvan, ka juba järjest rohkem ja rohkem. Aga teistpidi on väga paljusid asju ikkagi, mida veel ju tehisintellekt ära teha ei saa ja ma arvan, et seda enam, ma loodan, et eriti nagu pärast seda koroonapandeemia aega ka, ongi seesama, et meie ju ikkagi ise mõtleme enda töö juures, et me vahendame piletid selleks, et inimene saaks minna kogema seda mingit päris emotsiooni päris inimeste keskel. Et need on need ju, et see on see, mille pärast me tegelikult seda tööd teeme, et inimese see kuuluvustunne on nagu nii oluline asi
ja me tahame, et inimesed tunneksid, et nad kuuluvad kuskile, et nad saavad olla nende mingite fännidega, jagada neid samu emotsioone, et see on see asi, mida AI ju täna veel teha ei saa ja ühtepidi ära võtta ei saa ka ja teistpidi ei saa pakkuda. Et mille üle mul on nagu selles mõttes hea meel, et me ikkagi nii-öelda ju vahendame seda mingit päris asja. Et selles mõttes on see ala jälle teistpidi väga lahe, et ma arvan, et mida tehislikumaks kõik asjad ümberringi lähevad, seda rohkem me naudime seda, et me saame õhtul minna teatrisaali või kontserdil kuulata elavas esituses orkestrit mängimas, on ju. Aga mis sina arvad, et kas varsti inimesed lähevad ka mingit AI-artisti vaatama? Kusjuures mul oli just ühte muusikainimestega just eelmisel nädalal seesama vestlus, et ju muusikat tehakse, nii-öelda AI-artistid ju on ju olemas, on ju, ja ühtepidi ju sama, selles mõttes, ma arvan, see APA seal Londonis, selles mõttes, kus on need ju nende, noh, et neid ei ole seal, on ju, aga siis nad vaatavad neid kujutisi seal laval ja nad ikkagi laulavad, et see on juba mingi samm, on ju, sinna poole, et sul päris artisti laval ei ole, aga ikkagi see on see APA selles mõttes, et kuidas see kõik võimalik on. Et aga me just arvatsime ka seda, et huvitav, et milline see tegelikult ikkagi, kuidas see siis ikkagi nagu välja näeb, on ju, et kui seda artisti päriselt nagu ei eksisteeri, et kas siis on üldse võimalik seda 3D-vari. No just, aga et noh, et ongi, et tegelikult seda nii-öelda päris seda elus muusikakogemust on ikka väga raske niimoodi on ju luua, kui seda päris artisti taga ei ole. Et ma ei kujuta ette jah, et kas see päriselt on nagu mingi asi, et ma saan aru, et seda Spotify'st on nagu lahe kuulata, võib-olla on ju, aga tegelikkuses et kui see kontserdil laval ikkagi kedagi ei ole, on ju, et siis on keeruline. Ma mõtlen, et see on nagu huvitav, noh, rohkem võib-olla ka selline filosoofiline küsimus, et ikkagi ju, kui sa lähed kuulama mingit live-kontserti, et seal on no ikkagi see sünergia, mis tekib täpselt just sellel kontserdil, et võib-olla täpselt see sama artist järgmine nädal teistsuguse publikuga on midagi, kuidagi ei ole see kogemus täpselt samasugune. Just, et ma ise vahel ka kontsertitel käies nagu, mul õudselt naudin neid hetki, kui ma saan aru, et saab kokku õige artist, õige publik ja õige asukoht. Ja see tunne on hoopis teistsugune, kui sa seal saalis oled, et saadki aru kuidagi, et kõik ongi hästi õige, mis seal sel õhtul toimub. Ja see on nagu, ma arvan, et see põhjus, miks me tõenäoliselt kõik sinna, või noh, neid emotsioone otsima lähme, on ju. Aga kas sündmuste korraldajatel on praegu mingisuguseid selliseid väljakutseid, et oskad sa nimetada ja järsku siis Svibi kuidagi toetab neid selles? No ma arvan, et meie saame neid selles mõttes toetada jah sellega, et me noh, nii-öelda saame pakkuda mugavat keskkonda ja aidata turundusel kaasa, et ma arvan, et täna on ikkagi need väljakutsed, ma arvan, on eelkõige seotud, ma arvan, ikkagi paljuski on ju rahaliste vahenditega, sest et nagu tavaline nii-öelda elu me kõik tunneme, et läheb kallimaks, ega see iga ürituse korraldamine läheb täpselt samamoodi kallimaks, on ju. Ja siis tekib küsimus, et kus on see mõistlikkuse piir siis pileti hinna ja siis selle ürituse vahel, on ju, ja et kas ja kus on see juba siis see piir, et see publik juba ka enam ei tule saali, on ju, ja võib-olla nad, ma ei tea, mõned aastad tagasi veel tulid ja täna juba enam ei tule, on ju, ja võib-olla seesama, et lihtsalt see nii-öelda ostujõud lihtsalt nagu väheneb, on ju, ja siis sa tõenäoliselt ei tee seda mitte söögiarvelt, vaid kultuuri arvelt. Aga samas ega konkurents ju väga palju ei vähene, et ma arvan, et seal on need noh, keerukused selles mõttes täna, et endiselt ma arvan, tundub nagu, millest ma saan ka aru, sest mulle ka meeldib korraldada, hästi tore on, aga et kui keeruline see päriselt see reaalsus siis on ju, et kuidas see publik sinna saali tuleb ja kui suured on kulutused ja kas piletitulu siis tegelikult katab selle, on ju. Et see on, kui ma näen seda võitlust selles mõttes ju igapäevaselt ka, et kellel on raskem ja aga mul on hea meel selle üle, et ikkagi kõik ei ole veel selles mõttes visanud nagu püssi põõsasse, et mingi lootus selles mõttes ikkagi on, et ka nendel, kellel on nagu raskemad, et äkki ühel hetkel läheb kuidagi kergemaks, on ju, aga et ikkagi kallis. Aga oskad sa öelda, mis on praegu niisugune optimaalne hind mingisugusele kontserdile? Suhteline? See on väga suhteline, ma enam ei julge ennustada ausalt öeldes, sest et tahtsin alles hiljaaegu ise minna ühele kontserdile, lõpuks ma sinna ka sain, sest see oli välja müüdud, tänu ühele sõbrannale sain, aga selle pileti hind üle terve saali oli 69 € ja ülespoole. Ja see oli välja müüdud.
ja siis ma sain aru, et ikkagi lõppkokkuvõttes vist alati ei ole asi hinnas, on ju. Et järelikult kuskil on ikkagi see sihtrühm ja see tarbija olemas, kes on nõus ka 70 eurot pileti eest maksma ja tee teist nägu ka, on ju. Et aga ma arvan, et see on seesama asi, et see on tegelikult nende kõikide asjade summa, et sa tead seda, et see mis seal laval on ülikvaliteetne, sa näed seda üliharva, see koht, kuhu sa lähed, on nagu ilus, sul on seal kõik mugavused olemas, on ju, et sa oledki lõpuks ja vahel, ma ei tea, sa konjakit ka osta, on ju, et sa lihtsalt oledki valmis lihtsalt maksma tegelikult selle pileti eest selles mõttes siis rohkem, sest sa tead seda juba ka varasema kogemuse põhjal tõenäoliselt, et see, mis sealt vastu saad, on ülikvaliteetne. Et teistpidi on võib-olla mõni kontsert, kus pilet on 20 eurot ja inimene ikka ei tule, on ju. Et selles mõttes mulle aeg-ajalt nagu, eriti viimasel ajal tundub, et pileti hind nagu ongi hästi suures seoses lõpuks sellega, et mis seal ka laval on ju. Et või siis teine variant ongi see, et sa otsustad, et ma ostangi näiteks 70 eurost ühe pileti ja siis ma ostangi selle, et ma siis, ma ei tea, 3 kuud ei käi, aga siis ma olen nagu, et see on ka variant, on ju. Et seal on jah, see mingi tunnetuse lihtsalt küsimus ilmselt korralda. Üks asi on muidugi, et pead eelarveliselt kuidagi kokku jõudma ka, aga eks see korraldajatel mingi enda sisetunde küsimus ka on ju, et kui jõukas sinu siis klient on ju. No, ma olen sinuga täitsa nõus ja vahest ma täitsa imestan, et aita meelde tuletada, et mis see etendus seal Tartus on, mida see Draamateater teeb, et piletid tulevad müüki ja no põhimõtteliselt, et siis jälle on uudistes ja Facebookis igal pool, et kuidas inimesed on pahased, et nad ootasid tund aega ja piletid läinud, on ju. Et täiesti fenomenaalne, et kuidas see võimalik on. Tehke järgi. Jah, eriti arvestades, et need piletid on ikkagi üpriski kulukad, on ju. Just. Aga siis mul ongi see tunne, et aga see on selline asi, et sa tunned, et ma pean seda nägema ja võib-olla siis otsustadki, et see on sinu selle poolaasta siis ainus kultuurisündmus näiteks, mida sa siis külastad, aga ma külastangi seda selle 150 eurose toetaja piletiga, on ju, näiteks. Et lihtsalt teed selle valiku ja siis kõik teised nii-öelda kannatavad, on ju. Aga teine asi, mida ma olen ka öelnud, mis puudutab sellest nagu korraldajate keerukust või mis on need väljakutsed, et aeg-ajalt tasub ka meenutada, et kõige suurem võib-olla sinu konkurent ei ole teine kontserdikorraldaja ka või kino või teater, vaid sul ka aeg-ajalt on sinu suurim võib-olla konkurent Netflix, on ju. Sest et tegelikult on eesmärk inimene ju kodust välja saada, aga tegelikult on õudselt mugav istuda ka kodus ja vaadata hoopis voogedastusplatvormilt ka kas või mõnda kontserti tegelikult. Et samamoodi nagu Bolt ütleb, või Wolt ütlevad, et nende nii-öelda see toidukulleri teenuse kõige suurem nagu vaenlane on sinu kodune külmutuskapp, on ju, mingit pidi, sest et siis kui sul on kodus teed ise süüa, siis sa neilt ei telli. Ja ma arvan, et selle kontserdikülastusega on sama asi, et saada see inimene kodust välja, et ta ei oleks seal diivani peal või vaataks telekat või et mul see seriaal, mida ma tahan nii väga vaadata, on ju. Nojah, ja pluss, et see on ju nii palju soodsam ja just siin hiljuti vist oli uudistes, et kinod tegelikult on väga palju siis külastajaid kaotanud, et inimesed kinos justkui väga ei viitsigi enam käia. No täpselt. Ja nii palju odavam on lihtsalt kodus popcorni on koju odavam osta, on ju. Et eks see on see, et see kodust välja saab, nagu inimese kodust välja, inimest ju ei ole otsa saanud selles mõttes, on ju, aga et kuidas need ja millega ma saan nagu, mis on see nii-öelda maasikas või komm, miks ma need sealt, miks ta peaks kodust ära tulema. Aga hakkame otsi kokku tõmbama ja kuna jõulukuu detsember on varsti käes, et lindistame saadet siis novembrikuus, et kas sa oskad anda meie saate vaatajatele mõne soovituse, et millisele kontserdile näiteks või mõnele muule siis sellisele sündmusele minna detsembris ja näiteks, et saab siis Svibi lehelt siis selle pileti kätte? Ohohoo, päris keeruline soovitus. No endise Jatskaare töötajana ma väga soovitan muidugi jõuludžässi kontserte, sest et jõuludžässi kuidagi selline meeleolu on minu meelest alati selline, et on juba kuskile, et on mõnus ja soe minna kuskile kontserdisaali, kui väljas on pime ja vastik ja siis on kuidagi sealt tuled ära kuidagi mõnusamas meeleolus ja jääd kuidagi neid jõule ootama, et jõuludžässi kindlasti saab külastada, aga ma tegelikult olen vist üldse seda tüüpi inimene, et kui mult sellist küsimust küsitakse, et soovita midagi, siis minu alati soovitus on pigem see, et lihtsalt nagu mine
üldse, nagu et üleüldiselt lihtsalt mine, et lihtsalt tee see kingitus iseendale või endale ja sõbrale, et mulle tundub, et enne jõuluaega kuidagi on kohustuslik käia ühel mingil sellisel, ma ei tea, üldse, olgu see siis teatrietendus või jõulukontsert, midagi, et lihtsalt kuidagi see annab sellele detsembrikuule minu meelest sellise õige mingi hingamise, et kuidagi häälestada sellest tohutust mingist virvarrist korraks sellisele rahulikule võib-olla aasta lõpule kodus ja pereseltsis, et ja üks selline ilus nii-öelda elamus elavas esituses. Aasta lõpp on minu arust alati selline asi, mida lihtsalt kuidagi peab tegema siis sõltumata sellest, mis see siis kontsert või mis see žanr lõpuks on. Suur aitäh sulle, Maret! Suur aitäh vaatajatele ja soovin siis kõigile ilusaid elamusi!